täna oli noortel üks üritus Raegaleriis. Mis siin täpsemalt tehti? Toimus maakondlik kõnevõistlus Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi poolt juba 10. aastat korraldatuna, aga siin Raegaleriis 9. aastat, nii et selline traditsiooniline üritus. Ja mis teemadel räägiti? Räägiti seinast seina, räägitigi traditsioonidest ja räägiti usust ja räägiti noorusest, räägiti muusikast, nii et teemad olid väga erinevad. Esimeses voorus siis oma ettevalmistatud teema ja teises voorus siis juba igaüks tõmbas loosiga endale teema. Ja kuidas tänavu taset võiks hinnata? Sel aastal tõepoolest ütles ka žürii, et tase on üsna ühtlane ja kõrge. Nii et väga tublid noored inimesed olid ja väga nauditav oli kuulata nende etteasteid. Kuulda oli siin, et Grand Prix võitja saadetakse kuskil edasi, et kuhu? Grand Prix võitja läheb tavaliselt siis Kuldsuu võistlusele Põltsamaale. Ja sel aastal siis Grand Prix läks meil hoopis Orissaarte ja Grand Prix võitis siis Taavi Teevet õpetaja Jaanika Hõbenaela juhendamisel. Pälvisid täna Grand Prix. Missugustel teemadel rääkisid? Esimeses voorus, mis oli nüüd ettevalmistatud, oli sõnavabadusest ja teine voor oli siis kõne teemal, et inimesed mõtlevad liiga palju stereotüüpselt. Kuidas teine teemavalik sobis? Ma arvan, et see oli isegi selline hea teemavalik, et sellest on palju juttu ja siis ma olen ise ka sellest enne mõtelnud nendel teemadel, et oli kergem sellest kirjutada, kui oleks olnud mingit vanasõna lahti mõtestada või rääkida traditsioonidest näiteks. Alustame siis noorematest. Kõigepealt annaksime välja ühe eripreemia ja see eripreemia kannab nimetust Vaikse Veenuse eripreemia. Ka vaikselt on võimalik öelda edasi oma mõtteid ja olla veen. Ja selle saab Helena Hüüd. Palju õnne. Ja tänukaart juhendajale Merle Kriile. Ja jõuame siis esikolmikusse. 3. koht nooremas astmes kuulub Karoliina Tammelile. Ja Karoliina viib õpetaja Heidi Truule. Teise koha vääriline Karina Sepp. Ja esimeseks kõneles ennast Rebecca Lüisson. Ja juhendaja Irina Küüra. Kindlalt edasi. Nii, ja vanemad kõnelejad, natukene vanemad kõnelejad, kõigelt paar aastat, aga vanemad. Kolmandaks kõneles ennast Ott. Palju õnne, Ott. Nüüd sa palun jää siia seismast pärast ja valite raamatut, kui esimesed on raamatud ära valinud. Siis saate suruda kõik koos kätte. Sa võid juba piiruda, mis raamatute hulgas sa võid valida. Teiseks kõneles Hanna. Ja sama jutt ka sulle, Anna. Võid piiruda raamatut. Esimene on Gert Tammer. Aitäh. Ja ka võib sinna rivisse võtta.
nii, ja ma enne ütleksin ära vist juhendaja, Maret Karbi. ja Taavi me saadaksime hea meelega Põltsamaa ehk Grand Prix. Ja õpetajale. Teda ei ole, jah. Aga nüüd võivad kõik käepigistused saab Taavis.